000 aasta vanune kood. See on kood, mida tuntakse vaid ühes maailma piirkonnas. Mis see Kalevala kood selline on ja kes seda valdab? Selleks, et rääkida Kalevala koodist, tuleb kõigepealt rääkida Läänemere soomlastest ja regilaulust. Kes on üldse Läänemere soomlased? Läänemere soome keeled on soome-ugri keelte alarühm, kuhu kuulub eesti keel ja tema kõige lähemad sugulaskeeled. Peale eesti keele siis veel soome, liivi, vadja, isuri, karjala ja vepsa keeled. Ja kõikide Läänemere soome keelte kõnelejaid kokku võimegi nimetada Läänemere soomlasteks. Ehk kui hõimurahvad olid meil põmps hõumirahvad, siis Läänemere soomlased on nagu meie põhihõumid. Et kui ungarlane on eestlasele nagu vanatädi pojapoeg, siis soomlane on ikka vend. Oota, aga miks selline nimi? Läänemere soomlased. Nimi Läänemere viitab sellele, et nende asualad on Läänemere ääres. Ja tõepoolest, Läänemere soomlased eristuvad teistest soome-ugri rahvastest selle poolest, et nad on ajalooliselt asunud Läänemere idakaldal. Aga miks Läänemere soomlased? Soomlased on ju ainult üks Läänemere soome rahvas. Miks mitte Läänemere eestlased? Siin tuleb lihtsalt mängu see, et soomlased hakkasid esimestena oma sugulaskeeli uurima ja mõtlesid, et siin oleme meie ja meiega väga sarnased rahvad. Kuidas me neid kokku nimetame? Ühed soomlased kõik. Ja siis teised lihtsalt läksid sellega kaasa, et olgu, Läänemere soomlased siis. Läänemere soome keeltega on nii, et kõige rohkem on maailmas soome keele kõnelejaid, 5,8 miljonit. Eesti keele kõnelejaid on maailmas 1,2 miljonit, Eestis umbes miljon. Liivi keelt räägiti kunagi Põhja-Lätis, Edela-Eestis ja Kuramaal, aga tänaseks on see keel sisuliselt välja surnud. Päris emakeelena ei kõnele seda enam keegi, aga liivlasena määratleb ennast umbes 250 inimest. Seto keelt kõneldakse Eesti kaguosas ja natuke ka teisel pool piiri Venemaal kokku 12 000 inimest. Vadja keelt kõneldakse Venemaal Narva ja Peterburi vahelisel Isuri lavamaal. Kunagi elasi vadjalasi ka Ida-Eestis. Tänapäeval on aga see keel kohe-kohe välja suremas, sest emakeelseid kõnelejaid on alla 100. Samas piirkonnas elavad ka isurid, keda on alles vaid 200 ringis. Märgatavalt rohkem on karjala keele kõnelejaid, kes elavad Venemaal Peterburist põhjapool või Tveri ümbruses või ka Soome idaosas. Karjala keele kõnelejaid on tänapäeval umbes 24 000. Karjalaste idanaabriteks on vepslased. Vepsa keelt kõneleb vaid pisut üle 2000 inimese. Tänapäeval ei ole muidugi eriti paljut, mis Läänemere soomlasi ühendaks. Tallinn-Helsingi laevaühendus võib-olla, aga seegi ei puuduta kõiki. Eestlased ja soomlased ajavad omi asju ja väiksemad rahvad püüavad lihtsalt mitte välja surra. Aga Läänemere soomlaste vanades rahvatraditsioonides on tegelikult väga palju ühist. Kõige tähelepanuväärsem ühisjoon on ilmselt Läänemere soome vana rahvalaul, mida on nimetatud Kalevala koodiks. See on nüüd täiega tünga koht, sest programmeerimisega pole siin mitte midagi pistmist. See on lihtsalt üks laulutraditsioon. Soomes ja Karjalas nimetatakse seda runolauluks, meil siin Eestis regilauluks, Setomaal leeloks. Milline see laul on? Kuulame. Laula, laula suukene, laula, laula suukene, liigu linnukeelekene, liigu linnukeelekene, mõlgu marja meelekene, mõlgu marja meelekene, ilutse südamekene, ilutse südamekene. Küll saab siiski vaita olla, küll saab siiski vaita olla, kui saab alla musta mulla, kui saab alla musta mulla. Kena kirstu keskelle, kena kirstu keskelle, valge laudade vahele, valge laudade vahele. Esiteks, regilaul on ühte kindlat tüüpi rahvalaul. Tänapäeval me puutume kokku peamiselt poplauludega, mis on autorilaulud. Me teame, et see on Stefani laul, see on Taylor Swift ja nii edasi. Rahvalaulude puhul ei tea keegi, kes need välja mõtles. Lihtsalt, rahvas. Seda nimetatakse ka kollektiivseks loominguks. Et ma ei tea, keegi laulis seda laulu ja keegi teine laulis edasi ja siis kõik teadsid seda, see kandus suust suhu ja põlvest põlve edasi. Aga mis teeb regilaulust regilaulu? Kõigepealt see koosneb 8-silbilistest värssidest. Näiteks laula, laula suukene. Okei, siin on rangelt võttes 7, aga lauldakse 8. Liigu linnukeelekene 8. Mõlgu marja meelekene 8. Ilutse südamekene 8.
Sealjuures igas värsis on järjest üks rõhuline ja seejärel üks rõhuta silp. Seejärel rõhuline, rõhuta, rõhuline, rõhuta, rõhuline, rõhuta. Üks selline rütmiline ühik, rõhuline rõhuta kokku, on värsi jalg. Ehk ühes värsis on 4 jalga. Ja sellist värsi jalga, kus on esiteks rõhuline ja seejärel rõhuta jalg, nimetatakse trohheuseks. Neid tunnuseid kokku, mitu silpi on värsireas, mitu jalga on värsireas ja milline see värsijalg on, nimetatakse värsimõõduks. Teistes kultuurides on rahvalaulud olnud teistsuguse värsimõõduga, aga meile, Läänemere soomlastele, on iseloomulik 4 värsijalaga trohheus. Ja sellel on väga lihtne põhjus, miks meie rahvalauludes just selline mõõt on. Mis te arvate, mis see on? See on asjaolu, et Läänemere soome keeltes on rõhk sõna alguses, ehk niimoodi rääkimine on meie keelele väga iseloomulik. Millal sina tuled? Ma tahan seda saia süüa. Aga regilaulul on veel olulisi tunnuseid. Näiteks kasutatakse algriimi, mitte lõppriimi, mis on uuemates lauludes tavaline. Lõppriim on siis näiteks elas metsas muti onu, keset kuuski noori vanu. Aga algriim on siis see, kui mitte värsside ja sõnade lõpud, vaid sõnade algused on sarnased. Näiteks liigu linnu keelekene ja mõlgu marja meelekene. Lisaks algriimile kasutatakse palju mõttekordust. Näiteks, küll saab siiski vaita olla, kui saab alla musta mulla, kena kirstu keskelle, valge laudade vahele. Põhimõtteliselt inimene tahab öelda lihtsalt, et siis saabki lõpuks vait olla, kui ära sured. Aga äkki inimesed ei saanud veel aru, ta ütleb veel 2 korda erineval moel seda sama asja uuesti. Tegelikult see ei ole muidugi arusaadavuse pärast, vaid see on kunstiline võte. Kuna see on laul, siis see ei ole lihtsalt info edastamiseks. Ta peab ka ilus ja huvitav olema. Ta peab olema teistsugune kui tavaline argine keelekasutus. Ja mõttekordus ehk parallelism ongi rahvalaulus üks selline poeetiline vahend, kuidas kunstiliselt väljenduda. Kuidas neid laule vanasti lauldi? Tavaliselt oli keegi eeslaulja, kes laulis kõigepealt ühe värsirea ning siis teised kordasid seda rida kooris, mis andis eeslauljale mõtteaega. Umbes, et oot, mis see rida oli? Jah, tuli meelde. Nii, minu kord. Neid laule ei lauldud publikule, vaid need olid kõigile kaasa laulmiseks. Mõningaid laule lauldi töö tegemise juurde, mõnda tee peal kõndides ajaviiteks, mõnda kiikumise saateks, mõned olid spetsiaalsed pulmalaulud ja nii edasi. Aga miks siis ikkagi nimetatakse Läänemere soome vana rahvalaulu Kalevala koodiks? Nimi Kalevala tuleb sellest, et soome rahvuseepos Kalevala koosnebki sellistest vanadest runolauludest. Kuna ka Friedrich Reinhold Kreutzwaldi loodud Eesti rahvuseepos Kalevipoeg kasutab regilaulu vormi, siis kui me väga tahame, siis me põhimõtteliselt võiksime seda nimetada ka Kalevipoja koodiks. Aga koodiks on seda nimetatud seepärast, et arvatavasti kasutasid muistsed Läänemere soomlased sellist lauluvormi muistsel ajal pühade müütiliste laulude laulmiseks. Ehk sinna lauludesse kodeeriti sisse kõige olulisemad teadmised, mis muistsetel Läänemere soomlastel maailma kohta olid. Ja see laulu range vorm aitas seda informatsiooni muutumatul kujul põlvest põlve edasi anda. Näiteks arvatakse, et sellised regilaulud nagu Loomislaul ja Suure Tamme laul, mida on kogutud nii Eestist, Karjalast kui Vadjamaalt, on kunagi olnud müütilised laulud, mis on rääkinud maailma loomisest ja maailma puust. Ja kuidas see range vorm on aidanud infot säilitada? No näiteks võtame Suure Tamme müüdi. Oli mingi suur tamm, kasvas taevani, lõpuks raiuti maha ja selle tamme osadest tekkisid olulised asjad siin maailmas. Oletame, et sa lihtsalt räägid seda jutuna kellelegi. Ükskord räägid natukene ühtemoodi, teinekord unustasid midagi ära või rääkisid natuke teistmoodi. Keegi, kes sinu käest kuuleb seda lugu, paneb jälle ise midagi juurde, et huvitavam oleks või unustab midagi ära. Ja nii see lugu hakkab ümberjutustamise käigus muutuma nagu telefonimängus ja 100 aasta pärast ei tunne keegi enam seda lugu ära. Suurest tammest on saanud näiteks põõsas ja raiumise asemel on mingi lammas, kes põõsa lehtedest paljaks näris. Aga kui sa laulad sellest ranges vormis laulu, näiteks regilaulu, kus kõik need rõhud ja värsijalad ja algriimid peavad täpselt paigas olema, siis seal sa ei hakka midagi muutma. Sa laulad iga kord samamoodi. Ja kui keegi õpib sinult selle laulu, siis ka tema laulab samamoodi edasi. Ja niimoodi see kandub muutumatult väga kaua edasi. Nii palju siis Kalevala koodist. Sellest videost said loodetavasti kaasa mõned teadmised Läänemere soome rahvaste, aga ka regilaulude vormi ja tähtsuse kohta. Proovi neid lauludest arusaamisel kasutada või ka ise regilaulu vormi rakendada.
nii õpid selgeks meie esivanemate Kalevala koodi. Kokkuvõtteks, soome-ugrilaste seast on eestlastele lähimad sugulasrahvad Läänemere soomlased, vadjalased, soomlased, karjalased, isurid, vepslased ja liivlased. Läänemere soomlased on ajalooliselt elanud tänapäeva Soome, Eesti, Läti ning Loode-Venemaa aladel. Läänemere soomlasi ühendab vanade rahvalaulude traditsioon, mida on nimetatud ka Kalevala koodiks. Selliseid laule nimetatakse soome keeles runolauludeks, eesti keeles regilauludeks. Rahvalauludel pole ühte autorit, need on rahva kollektiivne looming. Regilaulud ei ole mõeldud esitamiseks kontserdil, vaid kaasa laulmiseks. Tavaliselt on olemas eeslaulja, kes laulab kõigepealt ühe värsirea ning siis teised kordavad seda rida kooris. Regilaulu värsimõõduks on 4-jalgne trohheus ning ohtralt kasutatakse algriimi ja mõttekordust ehk parallelismi. Aitäh vaatamast! Kui sulle see video meeldis, siis telli Videopsi kanalit ja me saame sind varsti rõõmustada uute videotega. Tšau!